Ja minu käes on selline raamat, et ole valmis ja selle on Päästeamet on ette valmistanud selle raamatu koos oma erinevate partneritega ja kõik nende partneritega, kes siis valmistuvad, aitavad valmistuda kriisideks ja oskavad anda inimestele nõu, et kuidas inimesed kriisiks valmis on. Et see raamat jõuab kõigi Eesti peredeni, ta jõuab eestikeelsena, venekeelsena ja ingliskeelsena, vastavalt siis sellele sihtrühmale, kellel on nii-öelda üks või teine keel siis nii-öelda paremini valdav. Ja selle raamatu mõte on ikkagi see, et anda inimestele nõu, kuidas inimesed peaks olema kriisideks valmis ja üldse anda teada, et millised kriisid võivad inimest ähvardada ja siis kuidas olla selleks valmis. Et mida siis varuda, mida teha, kuidas käituda, et meie eesmärk on õpetada Eesti inimene targaks, et ta teaks ja tark inimene ei karda, tark inimene valmistub ise, oma pere mõtleb läbi ka, kuidas siis oma võib-olla eakamaid lähedasi, sugulasi aidata, kui on kriis. Nii et ja kust mingit infot saab, mis on oluline info näiteks kriisi korral. Et ikkagi kogu mõte on see, et kuidas iga inimene saaks paremini valmis olla ise kriisiks ja mis ta selleks tegema peab. Sest tõesti kriisi puhul on hästi tähtis, et iga inimene teaks, kuidas käituda, kuidas olla. Siis nii-öelda see kriisilahendaja asutus, organisatsioon Eestis saab just pöörata selle oma põhitähelepanu koos oma partneritega selle kriisi lahendamisele ja selle elanikkonna hulgale, kes kahjuks ise ei saa kriisideks endale ise valmisolekut luua. Et siin on loomulikult tulevad veel juurde sotsiaalmeedias ja ka rahvusringhäälingus erinevad veel täiendavad klipid. Meil oli ka mõned nädalad tagasi oli üldine kampaania, et varu enne maru, mis just keskendus sellele, et varude omamine on oluline. Ja see varude omamine on oluline väga lihtsal põhimõttel, et meil on, kui me räägime kriisidest, siis põhiline probleem on see, et meil võivad ära kaduda siis erinevad elutähtsad teenused või mugavusteenused ja see tähendab seda, et meil ei ole elektrit, meil oli internetti, meil on üleujutus, on mingisugune muu tööstusõnnetus näiteks tekkinud või siis ei ole teed sõidetavad millegi pärast ja see toob omakorda sellise asja kaasa, et meil on vaja ju toitu, meil on vaja vett, meil on vaja siis sooja ruumi, kus olla ja tunda ennast kindlalt ja meil peab olema infokanal, kus kohast me saame siis riigilt või kohalikult omavalitsuselt adekvaatset informatsiooni, et kuidas me siis pean käituma, mida ma pean tegema ja ka see, et näiteks kui ma abi vajan, et mis ma siis pean tegema. Et selline lihtne põhimõte. Päästeamet on 2 aastal, 2017 ja 2019 teinud Eesti elanike seas teadlikkuse uuringu ja vaatanud, kui teadlikud on inimesed kriisidest, siis nendest ähvardavat võimalikest riskidest ja kui valmis on. Ja üldiselt tegelikult tuleb välja, et Eesti inimene ei ole valmis. Ja eriti hästi pole just valmis inimesed, kes elavad kortermajades, suurtes linnades, vanemad inimesed ja kahjuks ka muukeelne elanikkond, kes tavaliselt kasutame siis oma igapäevase suhtluse muud keelt. Ja et igal juhul me püüame võtta just oleme võtnud siis nii-öelda sellest uuringust endale seda informatsiooni ammutanud ja siis mõtleme just nüüd uute oma tegevuste ja kampaaniate ja mitte ainult kampaaniate, kõikide muude tegevustega seda, et kuidas siis nende inimesteni paremini jõuda, kuidas seda infot kohale viia ja siis vastavalt ka käituda. Et kindlasti on tähtis see, et kuidas iga inimene on valmis, ta mõtletakse läbi, kuidas mu pere on valmis ja kui elatakse ka näiteks kortermajas, et kuidas siis see võib-olla seal omavaheline, kuidas see hakkama saamine on või külas omavaheline hakkama saamine, et see kogukond ka toetaks. Et siin on palju asju, mida läbi mõelda ja teha selleks, et kui tõesti, kui see igapäevaselt meil on nii mugav aru, et on elekter, et see ära kaob, ja kui ta kaob ära näiteks 7 päevaks, et kuidas me ikkagi hakkama saan, et seda inimestele lõpetamegi. Abi kohale jõudmine on tegelikult selle puhul näiteks on elektri kohale jõudmine või interneti kohale jõudmine või teede lahti lükkamine, õnnetuste puhul siis vastavat siis nii-öelda kas pääste või politsei või kiirabi kohale jõudmine. Et nende operatiivressursside kohale jõudmine võib olla kiirem, aga kui me räägime ikkagi elektrist või internetist, siis tõesti selle taastamine võib võtta nädal ja seda ka näiteks just eelmine aasta, täpselt aasta tagasi oli Kagu-Eestis elektrikatkestus, kus 60 000 siis kodu jäid ilma elektrita
et jäid ilma elektrita ja tegelikult osades kohtades oldi üle nädala aja ilma elektrita. Igal inimesele jõuaks see raamat koju selle infoga, siis see läks üle 200 000 euro läheb maksma. See raamat hakkab järgmine nädal, peaks esimesed raamatud jõudma inimeste postkasti ja siis järgmise 5-6 nädala jooksul peaks jõudma kõigil inimesteni. Ja kui kellelegi ei jõua see, siis see toetav kampaania, mis või see informatsioon annab ka teada, et mis siis teha, kui see raamat sinuni jõudnud ei ole.